Täna siis toimub meil iga-aastane puhas merereostustõrje õppus, kus siis legendi järgi on 2 veesõidukit kokku põrganud. Üks on nendest suutnud teed jätkata, ehk siis ei ole olnud vigastused sellised, mis oleks tingitud tema seisma jäämise või siis merereostuse tekkimise. Küll aga teine on siis saanud nii palju viga, et on merele voolanud hinnanguliselt 50 kuupmeetrit laevakütust. Ja kuidas on praegu tegevused, mida on juba tehtud, mis on plaanis teha? Sellisel merereostustõrje operatsioonil on ennekõike peamine eesmärk see, et suuta see õnnetuspiirkond lokaliseerida. Ehk siis koheselt reageerida selliselt, et see reostus ei jõuaks laiali minna ja kõige keerulisem on operatsioon siis läbi viia ja kõige kulukam, kui see reostus peaks jõudma randa. Et rannajoone koristamine merereostusest või ütleme siis reostusest on märkimisväärselt kulukam ja töömahult aega nõudvam. Kui palju mehi hetkel merel on? Laevade meeskonnad on siin suurusjärgus 16 kuni pea 30 meest, sõltuvad laevast. Ja ütleme niimoodi, et kui on laevas seal keskmiselt siin 20 inimest, siis laevu täna on merel 7, nii et siis pea tubli 100 inimest ja enamgi. Nii nagu merereostustõrje operatsioon on, oma vastutusalast on ta Politsei- ja Piirivalveameti vastutusala. Meil endal on täna väljas siin reageerimas siis 2 laeva, kindral Kurvits ja siis merereostustõrje laev Kati, piirivalvelaev 202 siis. Ja lisaks on siis meil Veeteede Ameti laevad Sektori ja siis EVA 316 ja siis on Soome koostööpartnerid, nii merevägi, piirivalve kui ka siis erasektori esindajad, lepingupartnerid. Et Soomel on omal selle vastutusala jaotuseks ka lepingupartnerid selleks, et mitte ainult riigi ressurssi sellele rakendada, vaid ka siis võimalikke selliseid erasektorite ressursse sellisele operatsioonile kaasata ja need on ka siis täna siin kokku 4 laevaga olemas. Kui tihti päästjatel siin Eestis selliste reostustega tegeleda tuleb? Õnneks selliseid suuri mastaapseid merereostuseid ikka ei ole, et iga-aastaselt. Küll on selliseid väiksemaid sellised teated, kus siis kas me satelliidipildi pealt tuvastame merereostust tõrjelaigu või siis on ikkagi mõni laev kuritahtlikult välja lasknud pilsivee. Aga need on reeglina sellised juhtumid, millega saab loodus ise hakkama, nii kummaline kui see ka ei ole, et kas see siis aurustub või siis ta laustub siis lõpuks selles vesises keskkonnas ära. Aga ütleme niimoodi, et kui sellest riski poolest rääkida, siis kahtlemata meie Soome lahel toimuv laevatatavus on märkimisväärne ennekõike selliste laevateede ristumiste kohtadega, kus nii reisilaevad kui ka kaubalaevad ja sealhulgas ka tankerlaevad on suhteliselt suure intensiivsusega ja ütleme niimoodi, et riskianalüüsis oleme selle just ennekõike välja toonud, et kui midagi võib üldse juhtuda, siis kõige suurema tõenäosusega võib see juhtuda just Soome lahest laevateede ristumiskohas. Ja kuidas seni õppus kulgenud on, et on see juba siin, võiks öelda, et varsti poole peal? Jaa, õppus selles mõttes on peamiselt isegi rohkem kui poole peal. Õppus on sujunud plaanitust kiiremini. Me ei ole ajanud väga ütleme, sellist ajalist tempot siin täna taga, et selles mõttes, et oluline see, et meeskonnad saaksid kõik protseduurid läbi harjutada, et oleks just see käeline tehnika kasutamise oskus. Ja mis on täna veel oluline, on see pool, et kui me mere pealt selle reostuse kokku korjame, siis me peame ühel hetkel ta laevadelt ära andma, eks ole. Ja siis täna üheks selliseks operatsiooniks, mis on siis selle õppuse finaal, on ka siis kõikidel laevadel kohustus siis anda Soome laevale Hallile, kellel on siis hästi suured tankid, eks ta saab selle endale pardale võtta ja seda siis lõpus siin läbi harjutatakse. Hetkel on teoksil reostuse kogumine. See reostus, mis on laevast õnnetuse korral väljunud, tuleb kokku koguda ennem, kui ta randa jõuab ja sellega me tegeleme.
juhtus see, et üks laev läks vastu teist ja osa kütet valgus merre. See ongi õppuse legend ja nüüd mere pealt laevad sellega tegelevad, aga meie Päästeamet kogume seda siin rannikul. Teeme pingutusi, et ta kätte saada. Kulgenud on plaanipäraselt, et ei ole mingeid tõrkeks vaid ajaline faktor, sest osa ressurssi on Läänemaalt, osa on Orissaarest, osa Kuressaarest ja ajafaktor on see, mis siis meid lahutab sellest teatest ja hiljem küll ka selle kõige merre sättimine aga tegu ei ole väga kiireloomulise sündmusega, kui näiteks tulekahju võtab iga minutiga oluliselt rahva ressurssi ära, siis siin ei liigu see reostus väga kiiresti ja meil on aega sättida oma poome, küll ainult õige koha peale ja õiged tegevused tehes. Ja kumb on ohtlikum, kas reostus merel või kui see riiub rannikule? Ohtlikum on ta kindlasti rannikul, sest meres on ta kiiremini kokku kogutav ja peale kiiruse ka odavamini kokku kogutav. Kui ta juba laotub ranniku kividele, siis selle kogumine on palju keerulisem, palju aega võtvam ja ka loodust rohkem rikkuv. Et merelt kokku kogutu on puhas selge võit.